Nüüd räägime lähemalt veel mõnedest siis võimalustest teksti vormindamisel. Näiteks, mul on siin pealkiri esitlus impressis ja ma sooviksin seda teksti siin vormindada. Ma märgin selle teksti ära ja vaatame lähemalt siis kokku 4 võimalust. Need 4 võimalust on kõik ilusti siin nuppudena tööriistaribal olemas. Nõrg B, mis on ka natuke rasvases kirjas, just seda teebki, ehk siis rasvane kiri, näete klõpsan. I on kaldkiri, U on allakriipsutus ja see A täht siin on vari. Nende nuppude puhul tasubki meeles pidada seda, et enne kasutamist tuleks soovitud tekst ära märkida ja seejärel neid nuppe saab lihtsalt sisse ja välja lülitada. Ma võin näiteks ka siin tekstis valida ainult osa sõnast ja seejärel teha ta rasvasesse kirja. Valin teise osa sõnast ja näiteks panen kaldkirja. Kui ma soovin tagasi muuta, siis täpselt samamoodi märgin soovitud teksti ära ja lülitan nupu välja. Ja ongi jälle endine tekst tagasi.